Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00. Kuulate saadet Kokka koos Antsuga ja saate seda nüüd ka vaadata, sellepärast et nagu ikka teisipäeviti, kui me selle saadet teeme, siis pool saatest on ka koos pildiga, ehk siis Facebook Live'i saate minna vaatama nüüd. See asub Tre raadio Facebookis, nii et minge vaadake, mis Ants Uustalu seal nüüd toimetab. Ja täna siis, nagu öeldud, ei saa süüa, vaid hoopis saab juua. Ja, teeme teed ja meil on siis 2 erinevat teed. Üks on nagu tõmmise moodi tee, mis siis tahab pikemalt tõmmata, nii nagu nimigi ütleb. Ja teine on siis selline taimetee, mida on siis kasvatanud meil selline mees nagu Hiller Aiaots, et igasugused tervisi sulle selle Hiller, et ma ei tunne küll, aga mees on pannud õiget pakki ja on selle müüki pannud. Aiaotsa Hillerile tervitused ja natukene soovitusi ka teistele, mitte soovitusi, vaid see on see sama küsimus, mis me siin ennem rääkisime, et kui sa tahad teed müüa, siis võiks see olla ka teest tehtud, mitte lihtsalt teelaadne toode ja kui see on teelaadne toode, siis peaks see seal paki peal ka kirjas olema ja ülejäänud jutt ka, mis seal kõik on. Ja sellepärast tegelikult siin vahepeal isegi meil Eestis ka vist keegi ikkagi pani ikkagi mingisuguse kontrolli peale, et kui sa oled teekasvatajaga Eestis, sa kasvatad kas ravimtaimedest või kasvatad mingisugustest muudest heast taimedest omale tee ja paned need kõik pakki, siis sa ei saa sinna kirjutada suurelt peale, et see on nägemisele hea, see on südamele hea. Kui see ei ole kuskil ülikoolis või laboris testitud, siis sa ennem seda sinna peale kirjutada ei tohi. Aga Hiller on lihtsalt kirjutanud, et on Vigala õietee. Kõik saavad aru. Vigalast tulevad õied, pani pakki. Ja muideks, miks mul see on kätte sattunud, on see, et keegi mul selle kinkis. Hiller vist ise ei ole käinud minu juures, aga kui käis, siis on veel parem. Ja tal on siin rukkililled sees. Ja see tee läheb siniseks. Ja maitse on tal ka väga-väga mõnus. Nii et kohe ma näitan teile, kuidas saab teha sinist teed, mis ei ole ka mingi uus asi muidugi, eks te oskate ise ka teha, aga vesi keed kenem ära ja siis alles, kui on natuke jahtunud, siis keerab valaga siia peale. Oho. Ja see rukki, see näeb välja nagu natuke aknool, aga tegelikult see maitse on väga mõnus ja ilus sinine. Ja mis seal paki sees nüüd siis on? Kas Hiller on selle kirja ka pannud täpselt? Jaa, siin paki sees on siis sellised asjad nagu nii, mis meil siin on siis? See on kassinaeris, siis on rukkilill, saialill, piparmünt ja mustsõstraleht ja 9 vägine. Vaat 9 vägine. Huvitav, kuidas need asjad sünnivad siin kokakunstis, eks ole, ja köögis tuleb ikka natukene asjast teada, et erinevaid maitseid kokku segada. Kas taimeteega on nii, et jalutad aasal ringi, nopid aga kõik ühte kotti ja viskad pärast potti ja teed tee valmis? Ma arvan, see on ikkagi natukene nad proovivad ka, et nii palju ma ikkagi usun küll nendesse, et nad päris niimoodi suvaliselt anguga ei võta sealt sinna kotti raputa, vaid eks nad ikkagi natukene proovivad kodus, mekivad ja tegelikult tulemus saab ilus. Siin ilmselgelt on nagu vaeva nähtud selline ookeani sinine, mis on väga ilus. Vaata, hea mäts mu pluusiga. Ma ei tea. No, absoluutselt. Küll sa teadsid. Ei teadnud. Võtsin kapist riiulist esimese. Ja mis see rusikareegel siis oli? Kui kaua peab tõmbama? Mis teed sa soovid oleneb? No ütleme, kui sa teed sellist 4-5 maksimum, et üle selle kindlasti ei tohiks, et isegi 3-4 on väga hea. Muidu, kui sa teed tõmmist, siis tõmmistega on niimoodi, et teed tõmmise valmis, ta tõmbab ära ja siis kui sa uuesti nüüd soojendad, siis keeta ei tohi. Sa keedad selle muidu mõrudaks. Igaks juhuks veel räägime siis ära, mis asi see tõmmis on? No tõmmis on tee, mis on tehtud siis sellistest taimedest, mis ei anna oma maitset siis kohe välja, vaid nad peavad tõmbama mõni 2 tundi, mõni üle öö isegi, aga nad peavad tõmbama. Ja kui näiteks vaarikavared on, metsvaarikavared, sa võid selle tõmmise valmis teha õhtul, hommikul tuled, soojendad, mitte ei keeda, ja saad ilusa vaarika maitse selle tee. Aga kas sa selle tõmmise valad siis vee sisse või see tõmmis ongi tee? Jaa, see tõmmis ongi tee, jah. Ma mõtlesin, et teed mingi eriti kange asja, et sellest saab siuke vedelik ja pärast siis järgmisel päeval valad pikendad. Jaa, pärast paned vett sisse ja pikendad. Ja, ikka. Nii on. No, Ott, oled veet aru saanud, väga tubli. Millestki see on aru vähemalt. Ja siin ongi siis minu järgmine tee, siin ongi tõmmis. Siin ma panin siis ingverit, panin väga hea õuna ja panin ka piparmünti ja kuskil ta ulbib ringiga üks väike tähtaniis. Mul väga tähtaniis meeldib ja me tegime selle enne saadet valmis, ma muidugi tulnud sellega kodust, on ja kohe tahan proovida seda. Piparmünt peaks andma natuke paremat värvi. See on välja täiesti valge vesi, aga ma usun, et löönas ja maitses on. Mis see tähtaniis ikkagi täpsemalt on? Kus on tuleb.
kus seda, et sul tulevad mingid imelikud need, no täpselt tippkokad, vaata leiavadki selliseid asju. Tähtaniised ja sa võid siis tavalist aniisi ka võtta siis. Tähtaniis. Ai, siin on tunda. Võit, sa ei tunne praegu, jah? Meil ei tunne, pärast tunneme. Ai, siin on tunda ingverit, seda õuna hapusust on tunda ja tähtaniis lajatab siin täiega kõigile pikalt ära. No vägev, jah, ingveri koht on küll praegusel aastajal kindlasti iga tee. Ingver on hästi tunda ja isegi ingveri ja piparmindi kombo on väga mõnus, et tõesti siin palju me saadet tegime, 20 minutit ennem ja 20 minutiga juba täitsa mõnus jook. Et tõmmis umbes nii palju miinimum aega võtab? No miinimum jah, tegelikult tahaks veel tõmmata, aga siin on juba, kui me ennem rääksime, et hiinlased joovad iga hommiku sooja vett, siis see on nagu sooja vee ideaalne maitse kombo. Siin on tunda kõike. Ja muidugi võtame see Hilleri imerohtu ka. Hilleri taimedee koos rukilillede ja muude huvitavate asjadega, mida aasalt ta leidis. Ja mul meeldis see esimene sõna, see, mis oli kassinaeris, see on äge sõna ja 9 vägine. Võt 9 vägine, nüüd isegi teame, kus see välja näeb. Sa ei peagi panema tervisetee nimeks, kui sa kirjutad sinna 9 vägine, kõlab juba. Aga see on ilus tee, siin on nüansis tunda piparmünti. Selleks natukene, kui ma käisin kolhoosis einatööl, vaat siuke lõhn on praegu. Vana hea, jah. Vana hea maalõhn. Sa Malevas oled käinud? Ei ole, on noor mees. Ma ka ei käinud, aga mul sõbrad käisid ja siis ma käisin nende kullamas seal. Ja teed joomas? Ei, ma siis... Olgu, aga Hilleril tervitusi ja teistele kuulajatele ka. Ja mis me siis ütleme tee-sõpradele soovituseks? Mida juua, kuidas juua? No siin me ei hakka muidugi ütlema, mida te jooma peate, aga ikkagi teed ei saa nüüd... Ma ei tea, kust tavalisest poest saab üldse teed? No saab ikka, midagi ikka saab, et mida rohkem te, usun, et teed joote, mida rohkem te tarbite, seda rohkem teil tekib isu aina paremaks ja paremaks minna ja seda tee kvaliteedi joomist parandada ja ühel hetkel võib-olla saab sellest tõesti rituaal. Istud rätsepa asendis, rätik ümber. Miks mitte? Poa madu jala peal. Jood oma head teed ja ei pea minema isegi mitte nii sügavuti, lihtsalt tee joomine on kasulik ja sellest me oleme täna juba nii palju rääkinud, et ma arvan, nüüd võiks vait olla. Ja, oleme vait ja teeme mu suu lahti järgmine kord jälle järgmisel teisipäeval. Just kell 12.17. Head teed! Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00.